tõid ise ka välja, et võib-olla tabab kolleegide sükene, ma ei tea, hukkamõist, aga kui sa suhted meditsiinivaldkonna erinevate inimestega, kas sa oled tähele pannud, et kuidagi nemad tunnistavad oma ekslikkust või on keegi nagu öelnud, et teate, me tegime valesti, me oleks pidanud teistmoodi käituma? Võib-olla seda öeldakse sellistes isiklikes vestlustes, aga mitte sellistes avalikes kollegiaalsetes vestlustes, et ma arvan, neid inimesi siiski on. Ma arvan, et mul on ka arstist patsiente ja mul on, nendega me oleme küll väga avameelselt vestelnud ja esimesed paar aastat ma vaikisin nagu haud, sellepärast, et mul ei ole õigust mingit teemat tõsta, kui patsient seda ei tõsta, aga kui inimesed hakkasid ise rääkima, siis ma muidugi rääkisin nendega kaasa ja nad on öelnud, et tegelikult ma tegin selle ainult sellepärast, ütles mulle arstist patsient, et mul on vaja mõned korrad aastas nagu välisreisidel käia, et mul muud põhjust selleks ei olnud, et tegelikult ma ei uskunud sellesse algust peale. See puudutab siis nüüd neid vaktsiine, ja. See on uskumatu. Seda on uskumatu tegelikult arsti suust kuulata, aga see võib-olla näide, kui kergelt võib-olla ka arstid võib-olla tegid selle otsuse või enda suhtes ja võib-olla ka teiste suhtes sama kergelt siis. Ja pärast nad tunnistasid, et jah, et see ikka üks hea ja õige asi ei olnud, aga see on juba tehtud. Kuula meie sisukaid podcaste vabadused.ee-st.